Digiminuteid toetab Starman. Nutitelefonidel on üks häda, ükskõik kas nad on väga kallid või väga odavad, väga suured või väga väikesed. Me kanname neid kaasas ja sellepärast kukuvad nad maha ja lähevad katki. Number 1 põhjus, miks inimesed lähevad telefoni remonti, on see, et telefon on maha kukkunud, selle ekraan on katki läinud. Täna digiminutides vaatame seda, kuidas tehnika vastupidavust testitakse ja kuidas tagatakse, et see peaks vastu meie elule. Aga iseendal lolluse eest ei kaitse ükski abivahend, näiteks kui te olete sellise suure kalju peal, lihtsalt telefoni siit alla viskate. Vaat nii. Et uurida, kui hästi meie igapäevased tarbeesemed üldse meie lõhkumisele vastu peavad, põrutasime Rootsi. Kõik teavad kuulsat piirkonda 51 ehk Area 51 Ameerikas, aga meie oleme peaaegu sarnases kohas Rootsis, Thules. See on piirkond 42 ja see on väga salajane testilabor, kuhu mul on ligipääs nüüd. Thule on rohkem tuntud kui auto katusebokside tegija, ent firma poolsalajases testikeskuses proovitakse lõhkuda kõiksuguseid tarbeesemeid. 720, 721, 722 korda on see masin juba testinud, kuidas jalgratas võiks kiirendada, aeglustada ja vaadata, kas see laste käru peab vastu sellisele kiirendamisele, aeglustamisele. Kokku tehakse seda 100 000 korda. Vaadatakse, kas peab vastu kogu lapse käru ja mis saab sellest lapsest, kes siin käru sees on. No see masin siin simuleerib ilmselgelt Tallinna kesklinna tänavaid ja seda kohvrit veetakse mööda sellist pinda umbes sama palju, kui on distants Tallinnast Raplasse ja tagasi. Ja siin on nüüd masin, mis otsustab, kas minna trepist üles või mitte minna trepist üles kohvriga, mis on laetud kaupa täis ja kaalub 20 kilo. Ja ühtlasi selle otsustamise käigus siis testitakse, kas need rattad ja plastikosad peavad vastu sellisele käitlemisele või ei. Kui tundub, et mu selja taga testitakse varustust lapskosmonautide treenimiseks, kuidas nad võiks rippuda pea alaspidi, et valmistada siis orbiidile minekuks. Tegelikult on siin selle testimismasina küljes lihtsalt käru selleks, et vaadata, kuidas lapsevankri rihmad peavad vastu õnnetusjuhtumi puhul, kui käru on näiteks tagurpidi. Ja kas selline väike sõbrake jääb kärusse pidama või ei. Thule testikeskuses lõhutakse ka telefone, aga tuleb välja, et tavalisel kombel telefoni maha pillates ei saa kuidagi teaduslikke tulemusi. Kui telefon lihtsalt maha kukutada, annab see vaid tulemuse, et telefon läks katki või ei läinud, ütleb Thule testikeskuse juht Henrik Eriksson. Instead we started to measure with a small sensor that can measure up to 60,000 G. And we proved that it ranges between 1,000 and 7,000 Gs. And that's not a repeatable way of doing testing. So we just switched the complete setup around. And instead we applied forces to the product in rest condition instead of dropping it to the floor. And by doing so, we have a repeatable test method and it gives additional data back to the designers. Niisiis lähenetakse meie telefonide kaitsmisele õige teaduslikult. Ja on ka põhjust. Telefonid kukuvad maha ja lähevad katki ja see on mäekõrguselt esimene põhjus, miks inimesed üldse oma telefoni remonti viivad. Nii kinnitab Apple'i telefonide salongi valge klaari tegevjuht Marko Kärner. Kui palju, ütleme, keskmises kuus inimesi murega siia pöördub? Umbes 300 juures ja ikkagi suur enamus, me räägime 89% on ikkagi kukkunud katki. Mitu protsenti nendest katkistest telefonidest jääbki parandamata, mida te ei saa enam remontida? Kui ikkagi ütleme, rongi alla jääb, siis kardan, et mitte. Et mingitel juhtudel peame keelduma, aga see on ikka väga erandlik. Ilmselt nende 9 inimest 10 saaks oma muresid vältida, kui nad kuidagi kaitseksid telefone? Jaa, meie soovitame tagumine kate ja ees on kaitseklaas. Alternatiiv on mingi selline klapiga asi. Aga tõesti on juhtumeid, kus klient tuleb, on murest murtud, klaas katki, tegelikult võtame kaitseklaasi ära ja telefon on terve. Ja kui need numbrid kehtivad vaid iPhone'ide kohta, siis mõelge teiste nutitelefonide peale, mida on Eestis veel umbes 5 korda rohkem. Eesti nooblite ja moodsate elektrijalgrataste tootja Ampere Bikes saab juba rahvusvahelist tähelepanu. Nimelt kirjutas neist väga kiitoloo rahvusvaheline suur uudistesait The Verge. Firma kogub praegu ühisrahastusplatvormis Indiegogo eeltellimusi maikuu lõpuni. Ja kuigi selle meediakajastus järel on juba suur osa firma ratastest ette ära tellitud, jõuaksid kiiremalt veel endale tellida ühe väga moodsa ja noobli Eesti elektrijalgratta. Digiminutid lähevad nüüd aga suvepuhkusele. Augustis oleme tagasi ekraanidel. Senikaua vaadake klippe TV3 Playst ja lugege kõige põnevamaid ja uuemaid tehnikuudiseid genius.ee portaalist. Nägemiin!
digiminuteid toetab Starman.